Tere, mina olen Liisa Inda ja tänasest alustame Ela hästi saate 3. hooajaga. Tänases saates astuvad üles 5 tuntud Eesti rokkarit, Margus Vaher ja tema tuli uus bänd Kobra. Me kokkame ja teeme muusikat. Praegu aga lähen ma testin oma naha peal tehnoloogiat, mis suudab alateadvusest esile tuua blokke ja need info väljas ära lahendada. Minu kõrval on Liis Kuurme, kes on sagedusterapeut ja haldab ja valdab Eestis siis ainulaadset tehnoloogiat, mis suudab alateadvusest esile tuua kõiksugu teemasid ja info väljas need siis ära lahendada. Liis, see kõlab sama palju, kui see näge on, see ka natuke õudne, et mis sagedustega sa nüüd siis täpsemalt tegutsed? Tegemist on kvantfüüsikal põhineva tehnoloogiaga. See konkreetne tehnoloogia, millega mina täna tegutsen, on kokku pandud tegelikult teadlaste poolt. Seal taga on väga palju teaduslikku tööd. Et ühesõnaga, see on mingisugune väli, mis siis inimest ümbritseb ka. Teinekord tuuakse see paralleel ka auraväljaga, siis me paraku infovälja puhul ei räägi sellest samast asjast. Infoväli on tegelikult see, kus on nii sinu mõtted kui tunded, seal on sinu tahe ja tegelikult see infoväli moodustub ja loob ennast juba siis, kui sind eostatakse. Rääkimata sellest, kui sa juba sünnid, siis see nii-öelda see IT-maailmas teada-tuntud nii-öelda pilv või cloud, kuhu kõik sinu dokumendid salvestuvad, siis see ongi just nimelt see infoväli, kuhu tegelikult salvestuvad absoluutselt kogu informatsioon sinu kohta. Eriti, mis puudutab sinu psüühikat ja sinu alateadvust. Lähme katsetama seda sinu masinat. Lähme. Minu peal, ma luban. Liis, me nüüd oleme sinu kabinetis ja siin on 2 masinat. Üks on sagedusteraapia, teine on mis teraapia? Infovälja. Infovälja teraapia. Mis vahe on? Tegelikult mina kasutan neid koos ehk, et nad moodustavad ühte terviku. Aga kui ma räägin 2 masinast eraldi, siis ma üldjuhul alustan sellest, mille nimi on siis sageduse seade. See on inglise keeles frequency, see räägibki sagedustest. Hertsid ja kõik. Hertsid, täpselt just nimelt. Et tegelikult, mis selle mõte on see, et väga lihtne, kui meie ise olemegi üks pidev elektrivool. Nii, väga hea. Kui sa võtad selle elektri või energia võtad inimesest ära, mis tast saab? Ma ei tea, ilmselt tuleb ära. Põhimõtteliselt on elutu tükk liha, füüsiline keha koosneb rakkudest, siis nad peavadki olema kõik mingisugusel teatud sagedusel selleks, et nad saaksid funktsioneerida oma täispotentsiaalis, et inimene oleks terve ja õnnelik ja kõik toimiks nagu õlitatult. Nii, ja nüüd kui tuleb välja kuskil, et maksas on plokid, siis sa tunned selle kohe ära? Või sina ei tunne, vaid masin saadab sulle? Jaa, vot see ongi see koht, et inimene tegelikult tuleb siia ja ega mina ei hakka teda diagnoosima, et see sama sageduse seade ongi selleks, et need konkreetsed rakud, mis siis on kaotanud oma õige sageduse, saab uuesti tagasi õigele sagedusele lükata. See teine seade on siis tegelikult infovälja seade ja see infoväli, mis kõigi jaoks on nagu selline nagu mingisugune pilv, eks ole. Ja, see ongi see väli ehk et tegelikult räägitakse ka telepaatiast ja räägitakse mõttejõust. See võiks olla nüüd see väli, mida siis tajuvad ka sellised tundlikumad inimesed. Põhimõtteliselt küll, jaa. Et see ei ole mingisugune uhuu või mingi voodoo või pseudoteadus, vaid tegelikult see ongi päriselt mõõdetav täna. Selle sagedusega on selline huvitav lugu, et see tundub inimestele võib-olla natuke veel võõras olevat, siis uudis on see, et tegelikult sageduse teraapiat, sageduse ravi tehti juba ammu. 20. sajandi alguses tegelikult enne, kui tekkis farmaatsiatööstus. 100 aastat tagasi praktiliselt. Ja olid tegelikult olemas esimesed sageduse seadmed ja nendega raviti konkreetselt inimesi. Et see ei ole üldse mingisugune uus tehnoloogia, lihtsalt täna on ta taasavastatud. Nii, aga nüüd võtame siis mul info sisse, eks ju, paneme käed siia peale, aga ütle mulle seda, mis nende pulkadega tegema peaks? Vaata nüüd nende pulkadega ongi just nimelt see lugu, et kui sul oleks nüüd vaja sellist sageduse teraapiat ehk on sul näiteks mingisugune füüsiline, akuutne või krooniline asi, et siis mingi ravi oleks sul pooleli, siis ma hea meelega teen sulle sageduse teraapiat ka. Okei, mul mingit kroonilist häda ei ole. Füüsilist häda nagu ka ei ole, aga mul oli küll siuke kerge külmetus mõned nädalad tagasi. Pluss üleüldiselt on mul tööres väga siuke stressirikas ja väga pingutust nõudev aeg. Nii, kõigepealt ma kalibreerin su ära. On juba liiga tugev? On liiga tugev juba? Ei ole. Ma tõstan natukene, kui läheb ebamugavaks. Tead, see on jumast äge, see on selline tunne, et käed kõik surisevad appi. Nii mõnus, see on siuke tunne, nagu hoiaks mingit elektrilist harja käes. Nüüd ma tunnen oma randmeid.
okei, ma praegu rohkem ei tõsta, muidu läheb asi liiale. Põhimõtteliselt praegu, mis toimus, oli see, et mingisugune jõnks käis läbi, mis nagu haarab mul lihased niimoodi. Eks ole, just nimelt. Ehk et tegelikult sulle ma praegu paneks sellise konkreetse programmi jooksma, mille nimi ongi nii-öelda inglise keeles on ta energy work. My batteries are charged ehk et laeme su patareid siis ära. Kui kaua see surin kestab mul? Käed suris. Põhimõtteliselt on see programm 6-tunnine. Ja siis Time Waveriga sa saad vaadata mingisuguseid teemasid, mis mu alateadvus siis ütleb. Tõepoolest siin sees on sellised erinevad andurid. Esimesest ringist me sisestame inimese energiavälja ja teisest ringist me sisestame siis inimese teadvuse välja. Ja see siis moodustabki kokku selle info välja. Ja kolmas on siin siis selline, kus tegelikult on all selline kahur ja see siis tulistab välja selliseid erinevaid sagedusi. Nii et kui inimene on siin minu juures ära käinud, me oleme teinud talle erinevad analüüsid ära, siis tegelikult süsteem on sellise võimekusega, et ta tasakaalustab ja saadab siis erinevaid sagedusi selle konkreetse inimese info välja 4 nädalat niimoodi iga 2-3 tunni tagant. Näita, mis mul siis pilt oli siin, et mis tasakaalust väljas on ja mis tasakaalus on ja mis ta nagu soovitab? Meridiaanide analüüs on teada tuntud meil Hiina meditsiinist või üleüldse idamaistest meditsiiniharudest ja me tegime sulle analüüsi ja vaatasime, millistes meridiaanides, millistes punktides sinu energia täna on natuke blokeeritud. Sinu puhul tuli siis välja siit see 1 meridiaan, mis on Mao meridiaan, vasakpoolne ja 4 punkti, mis täna hoiavad mingit energiat, ehk et seal on selles mõttes selline takistatud energiavoog, kus ta näitab seda, et sul on praegu hetkel akuutselt elus väga oluline transformatsiooni ehk muutuse periood. Mul on täiesti. Infoväli näitab, et sul on selles muutuse protsessis vaja tegelikult abi. Abi selles mõttes, et kui sul elus toimuvad mingid muudatused, sul on vaja adapteeruda uute olukordadega. Ja infoväli näitab, et sul on vaja seda muutuste adapteerumises natukene väikest lisa nagu toetust, et see on Jämesoole meridiaan ja siin võib näidata, et inimesel võib olla lümfisüsteemis midagi või siis, et sul toimub mingi puhastusprotsess, eks ole, et seda on vaja natukene lisaks toetada või vaadata, et mis seal siis on, et millest sa puhastud ja see on siis täpselt samamoodi, ei pruugi olla füüsiline, aga võib olla ka mentaalne või selline emotsionaalne puhastus. Sel ajal, kui me siin oleme olnud, siis põrn on mul läinud 10% rohkem miinusesse. Vahepeal põis -7, mul on pissi häda. Ei, tegelikult põiemeridiaan räägib meile eluenergiast ja räägib seksuaalenergiast. Nii ja see läks vahepeal miinusesse. Ta otseselt miinusesse ei läinud, aga seal on mingi väike klõps on sees, kuskil midagi on vaja tähelepanu. Tea, kuidas see tunda annab? See annab tunda niimoodi, et nina läks lahti. Mitte, et mul nina oli ennem kinni, aga ma ütlen, et kuidagi nagu värskem tunne hakkas. Toimub midagi. Ma küsisingi, et kas see hakkas pilduma midagi siit. Tegelikult, kui inimene tuleb, ütleb, et ma soovin seda, siis tegelikult see koondub alati ikkagi sellele õnnetundele. Sest kui sinus on õnnetunne, siis on see ka sinu ümberkaudsetes, sest et see on sagedus ja see, mis on sinu välismaailm, on sinu sisemaailma peegeldus ja vastupidi ka. Nii et tegelikult... Ma olen õnnelik ja rõõmus. Ta võrdleb sinu info välja andmebaasidega ja otsib sulle vastuseid. Ootamis. Nii, ja vastused on olemas. Kiire. Väga kiire. Nii. Täpselt nii ongi. Sinu afirmatsioon selleks, et olla õnnelik, on ka see, et sa pööraksid tähelepanu oma tervisele. Maga korralikult, söö korralikult, mediteeri. Ma üldiselt teen seda iga päev korralikult, aga... Üks väga huvitav uskumus on sul ja see ei ole nüüd küll konkreetselt nii-öelda sinu enda oma, ehk et see on tõenäoliselt olnud ka sinu esivanematel juba selline mõttemuster, et ükskõik kui palju sa ka ei tee, siis ikka sa teed nagu liiga vähe. Ma just mõtlesin selle peale täna, mõtlesin, et rohkem. Äkki peaks veel tublim rohkem olema. Teised on kuidagi osavamad ja nad lihtsalt jõuavad rohkem unearvel, ma pean tegema rohkem, kui saan kõik oma asjad tehtud. Et see on sinu väga huvitav uskumus, et tegelikult seda sul täna üldse ei ole vaja, sest et see takistab sul õnnetunnet tundmast. Või takistaks, ma tunnen, ma teen liiga vähe. Tegelikult ma teen piisavalt. Ja siia on parameeter very important. Siuke tulevikumeditsiin, et sa enam ei pea võtma ravimeid, vaid sagedust. Tulevikumeditsiin on siin meie kõigi silma all. Me loosime tänases saates välja ka sessiooni, aga pane mulle siis puust alla. Paneme siis puusti alla sulle.
Kui sina ka tahad kogeda tulevikuteraapiat ja enda kohta rohkem teada saada, millised on sinu alateadvuse blokid, siis mine Ela hästi Facebooki, seal on küsimus, sa vastad ja üks õnnelik võidab siis sessiooni sagedusteraapia ja Time Waveriga Liisi juures. Hurraa! Hurraa! 5 Eesti muusikut tegid uue bändi ja on eksklusiivselt siin Ela hästi saates selleks, et minuga kogata. Küll aga enne teeme natuke muusikat. Daamid ja härrad, lubage tutvustada. Siin on Kobra! Saates on nüüd köögis minuga koos 5 rokkarit. Sellist asja pole varem juhtunud, ei tea, kas ka enam juhtub. 5 rokkarit hakkavad minuga tegema lastetoite. Me teeme täna banaanipulkasid, mis on populaarsed nii laste seas kui ka täiskasvanute seas. Tutvustan teile ka, kes on meil täna saates. Eimel, Mart, Margus, Tarmo ja Erki. Nemad on siis uuest Eesti eksklusiivsest, suurepärasest, ägedast. Te just kuulsite neid rockbändist nimega Kobra. Margus räägib kohe lähemalt, et kus kohas Kobra kuulata saab, sest et nad on võtnud endale väga ägeda eesmärgi toetada siis naisi.
Margus, tutvusta seda korraks lähemalt, enne kui me kokkama hakkame. Ja novembris, kui me proovis kokku saime, siis me kuulasime just ühte väga kahetsusväärset juhtumit, kuidas üks mees on vägivaldselt käitunud, ütleme 8 oma elukaaslasega. Siis me otsustasime, et meie esimene kontsert, mis 6. märtsil siis U3 kontsertklubis toimubki naiste turvakodu toetuseks. Okei, aga ma jagan teile ülesanded kätte, eks ju. Nii, Eimil, sina võtad banaanid ja koorid need ära ja teed nad pooleks. Miks mina? Miks sina nii? Mart, sinule ma annan sellise suure noa ja kas ma saan siis usaldada? Sa hakkad hakkima metsapähkleid. Nii. Jätta sõrmed alles. Mitu banaani ära koorid? No koori need kõik sealt ära. Jaa, koori kõik ära. Aga kuhu ma panen? Ja mitmeks ma pähkleid? Ja siis jätan nad siia otsa peale näiteks. Anke mulle, ei ta takku siin lõikama. Pane siia peale. Jaa. Nii, siis tuleb välja, et Tarmo on õppinud paberitega suurköögikokk, et mismoodi nüüd see siis juhtuda sai. Saab olla vahepeal see siia peale. Ma olen praktikal töötanud, ma olen nädal aega töötanud. Läks nii halvasti, et mõtlesid, et karjäär on lõpp. Tead, Erki, siin on vegan šokolaad. Sina võtad ja teed selle pooleks ja paned meile võib-olla veel natuke siia sisse, et meil juba vaata siin soojeneb selline mõnus mass. Pigem ära kasta seda siia sisse, vaid et võtaks lusikas ja kalla šokolaadi siia peale ja šokolaad on ju vedel, ta ise valgub siia peale ja nii saad ta paremini ära katta. Ja see, et näpud šokolaadiseks saavad, see käib asja juurde. Sest öeldakse, et kui käsi õliseks ei saa, siis head karti ei saa, öeldi kunagi 80-ndatel. Et põhimõtteliselt näeb ta selline välja, et tegelikult mina lõikaks seal natukene väiksemaks, seepärast, et see pulk ei kanna välja. See pulk ei kanna välja. Tee meile natuke väiksemalt, nii nagu see bändikaaslane soovitas. Aga põhimõtteliselt selline ta on. Need on nagu väikesed mikrofonid. Mis ma teed tegemaks? Tee nagu veel, et me saame rullida seal sees. See on ikka niiviisi, et ei ole üldse mõtet heituda sellest, et esimene asi välja ei tule. Sest tegelikult see ongi üks siuke katsetamise asi, et sa saad oma nipid käiku. Et mulle meeldib, et nagu siuksed toidud nagu on Jamie Oliveril. Et nad ei näe võib-olla välja siuksed nagu üliilusad restorani toidud, aga nad on väga head. Ja minu meelest on oluline see, et toit maitseb hästi, tervislik. Kuulge, aga poisid, ma küsingi teie käest, et milliseid toite teile meeldib ise teha ja ise ka süüa, Erki? Mina ei tee toite, ma söön seda, mida juhtub. Sa sööd seda, mida juhtub? Aga mida siis sina ütled? Ma söön ka seda, mis juhtub, seda, mida ma teen. Burger või siis mingit India toit või Hiina toit, aga kõige viimane toit oli, ma tegin kodus natuke liiga palju hapukapsasuppi, mida söödi 5 päeva. Mina tegin oma viimase toidu 2010 aastal, ma arvan. Aga siis, kui ma tegin, siis mul tuli väga hästi välja omlett, praekartulid, tuunikala pasta ja siis midagi oli veel, selge lõhesupp ka. Aga praegusel ajal ma käin lihtsalt väljas väga palju söömas. Mul on see, et ma teen tavaliselt sellised ülitervislikke smoothisid ja just pigem ma olen nagu viimaste kuudega jäänud nagu taimse toidu peale, et bändimees peab hea välja nägema. Täiega, oota, nukid! Kusjuures mul on sama lugu viimased 2 nädalat. Oota, mis välja tuleb? Vau, nii... Mis maailmas toimub? Küll ma teen perele, teen lihatoite endiselt, aga ma lihtsalt ise ei söö. Kas see on mingisugune maailmavaateline enesetunde teema, kus kohast need teemad? Enesetunde teema. Nii, Eimel, ma kingin sulle ühe väikese mikrofoni. Ja nüüd sa saad sellest pudis, mis Mart tegi, seda natukene keerutada ja siis asetad selle siia peale. Ja just. Saame erinevate maitsetega. Just. Teeme kookoselvestega. Sa võtad ikka näppudega, kui sa ennem rääksid Jamie Oliverist, siis see on ju kõik näppupidi toidu sees kogu aeg. Jah. Käehigi annab teatava aktsendi. Jah, just nimelt. Et ei pead soola panema. Just. Teil... See tekitas nüüd küll toidu söögiisu. Mina ei olutanud, ma lihtsalt räägin maitsetest. Aga teeme Eimelile veel siit. Vaata, ma panen, et sa... Ma tuli nii koole sellepärast. Sa võid miksida. Järgmine soovitus on nagu parem on. Nii, vaata kui ilus, see on nagu väike seenekene. See on nagu väikese. Margus, kuule, võta endale pulk ja tule siia sõbra kõrvale ja hakka seda asja. Ma panen nii pidi, sest teist poolt on kole. Pane siia. Jah, mis sinu lemmiktoit on? Ma arvan, et ma ise viimati meisterdasin endale suurepärase võileiva lastepurustust.
väga osav kokk oled, väga hea. Nii ja Mart, mis värk sul sa taimetoiduga teha? aga lihtne asjad ongi head. Ütleme nii, ma teen erinevaid, ma olen niisugune smuutide pluss siis just tegelikult naljakas on see, et poelettidel on ainult üks müsli, mis ma olen leidnud, mille suhkrut ei ole. Ja teen püreestan banaani koos kaerapiimaga, panen müslit peale ja panen natukene pähkleid ja rosinaid ja väga Issand, kui eeskujulik. Tänapäeva rokkarid on ikka hoopis teistsugused. Ma olen kunagi 106 kilo, ma olen nüüd 79. Teadlikud rokkarid, jah. Mina ütleksin seda, et kuna Tarmo on kapsasuppi 5 päeva söönud, jumal tänatud, et mulle praegu keikasid. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik see, et 5 päeva midagi süüa. Tead, Tarmo, sealt on pärit mu esimene ja ainuke toidutrauma, kui mu vanaema soojendus mulle 5 päeva järjest piimaklimbisuppi. Mis sa arvad, kas ma praegu selle täiskasvanuna söön seda piimaklimbisuppi või mitte? Margus, sina, kes sa käid väljas söömas ja kodus aeg-ajalt vähe kokkad, et siis kas sul on ka traumat toiduga? Mitte eriti, kui välja arvata see üks kord, kui ma imeilusa teenindaja juuksekarva enda toidust täitsin, siis ülejäänud korrad on nagu õnneks läinud. Aga see oli sulle kindlasti võimalus, sest et sa said küsida ta numbrit ja öelda, et sul on nii kaunid juuksed. Jah, muidugi, nii ma täpselt tegingi. Läksid juurde, tõmbasid suunurgast välja niimoodi. Just. Head isu kõigile. Hästi kihvt on see, et teil tuleb ülehomme on juba kontsert, te olete U3-s, esinete esimest korda eksklusiivselt laivis on võimalik siis Cobra näha, aga meie vaatajad saavad ka tulla, eks ju, sest et teil on välja panna siis külastusi. Jaa, meil on 3x2 piletit, paneme loosi ja siis äkki esitame ise mingi küsimuse, mis selles saates nagu vastus läbi käib, et siis inimesed saavad Facebookis vastata Ela Eesti kodulehel ja meie Cobra-grammi, Instagrammi ühineda ja vaadata või siis Cobra fanpage samamoodi. Aga tulge jah, 6. märtsil ootame teid, laval kütame möllu ja toetame üheskoos naisi, kelle hääl võib-olla ühiskonnas ei ole nii kuulda, et kogu tulu siis läheb naisturvalade toetuseks. Nii et need ägedad rokkarid on ülehomme juba teie jaoks täiesti lava peal olemas. Mine vaata Ela hästi saadet ja Margus pani just välja siis piletid. Ela hästi saate Facebook on olemas siin all nüüd ja vasta küsimusele ja piletid võivad olla sinu. Hammustame sisse ja vaatame, et kuidas nagu välja tuli. Tšin-tšin, head isu. Väga hea ju. Väga hea. Super. Tšin-tšin, aitäh, et tulite saatesse. Retseptid on olemas banaanisaar.ee leheküljel ja ma jagan neid ka Ela hästi Facebooki lehele. Ela hästi!